Mähkmed Hagis esitleb. Koostöös Perekool EE-ga. Mul on hea meel teile tutvustada uut toredat videoprojekti Beebipäevik, mille peategelasteks on Stiina, Reigo ja nende kohe-kohe sündiv beebi. Stiina on siiani Emmede klubi lehel oma rasedusest blogi pidanud ja nüüd avaneb meile suurepärane võimalus jälgida tema raseduse viimaseid nädalaid, sünnitust ja beebi kasvamist ning arengut esimesel eluaastal. Saame nendega kõigepealt tuttavaks. Nii, nüüd me oleme siia ilusasse väikesesse rohelisse linna kohale jõudnud ja läheme vaatame, kes on meie loo peategelased. Stiina ja Reigo elavad toredas rohelust täis väikelinnas, sest just seal on nende meelest beebil kõige parem kasvada. Lähemegi neile nüüd külla. Ma ei tea, kuidas meie nüüd kallistame, teretame. No teeme siis ka. Kiki varukil oleme, aga näed, siin on sul lilled. Ja siis me teime kingitusest mähmeid ka teile. Aitäh. Kas lähme? Lähme edasi. Jah. Mine sa eespool siis. Kuidas teil läheb? No siiamaani läheb hästi. Ikka on väga rahulik, et nagu öeldakse vaikusena tormi, ma arvan, et viimased nädalad. Eks ta puhkab ja kogub ka siis jõudu selleks õigeks ajaks. Ja. Väga mõnus oli siia teie juurde täna tulla, et õues linnud laulavad ja täitsa lehed on kõik rohelised, et mõnus elukeskkond on teil lapsele ilmselt tulevikus, et siuke looduslähedane maja. See täiesti juhuslikult sattus meile, et kui me saime selle uudise teada sügise alguses, et ootame siis väikest titat, siis me mõtlesime, et kuhu me oma pesa loome, et Reigo elas siis ühe Tallinnas veel. Nagu noortel peredel ikka, oli ka Stiinal ja Reigol mure kõrgete üürihindade pärast. Kuna nad on mõlemad samast linnast pärit, kus nad ka praegu elavad, tundus see elukeskkond neile kõige sümpaatsem. Stiina, kes töötas enne sünnituspuhkusele jäämist kohalikus ajalehes, tegi parajasti lugu ühest taastamisel olevast vanast ja erilisest majast, kuhu nad lõpuks ise elama sattusidki. Siis ma käisin nendega lugu tegema sellest ajaloost siin. Ja siis saime jah kontakti ja see naine ise helistas mulle kuskil suve lõpus, et äkki ma otsin üürnikku neile siia. Aitan leida kedagi tutvusta kaudu, kedagi head inimest, kes aitaksin seda head korda hoida ja seda maja hoida, eks. Ja siis kui me sai uudise teada, saime see pakkusin ise ennast. Tavaliselt ikka õiged asjad loksuvad õigel ajal paika. See oli hästi müstiline kuidagi nagu täiesti suvalisel hetkel, aga nii tulevadki tavaliselt koju tagasi nii-öelda. Et kuidas teie lugu alguse sai üldse? Reigo oli esimest korda Raplas sööklubis. Mina olin siis vallaline tüdruk, mina käisin päris sageli siin esinejad kuulamas siin kohaliku sööklubis. Ma sain tasuta sisse, et sellepärast ma olin seal. Et sa oled nüüd, sest sa oled tasuta sisse peale seda poolt igal pool. Siis Reigo istus seal ja siis mind tüütas üks mees, kes mulle ei meeldinud. Ja siis ma otsustasin, et vaatan ringi, kes võiks mind päästa tema küüsist. Siis Reigo istus seal nii sõbraliku näoga naeratas seal laialt ja mõtlesin, et ma valin tema. Eks ole. Siis ma kutsusin ta lihtsalt tantsima ja siis tuli ja saatis mu pärast koju ja tuli ja jäigi. Kevadest on Stiina ja Reigo abielus. Nad mõlemad soovisid seda ja pidasid tähtsaks, et terve pere kannaks lapse tulekul ühte nime. Väga suurt pidu nad ei korraldanud, aga lisaks registreerimisele pani noorpaar kinni pika laua ja abiellumist sai mõnusalt tähistatud. No, ema käest saime sellise pulmakingi, et siin meie nimed sees ja kuupäev. Ja siis see on nagu üksina ta on ka tugevad, eraldiseisvana, tugevad kivid. No kokku panna, siis need on eriti tugevad. Et räägi omal kleidilugu ka äkki, ma tean, et sul oli seda kleiti ma olen juba aastaid vaadanud muidugi, sest see on emal kapis olemas. Ma kunagi küsisin ta käest lihtsalt huvi pärast, kas sul on olemas see, sest ma tean, et tema on ju abiellunud. Ja tal oli see olemas ja siis ma vaatasin, mul täitsa meeldis, see on niisugust tooni, umbes nagu see sall mul seal ripub, et on sama tooni. Ja siis ma proovisin seda selga, siis ma mõtlesin,
läheb, et kui ma nüüd hoian oma figuurit, siis ma saan seda kunagi kanda, ja siis juhtus ikkagi niimoodi, et kas sa saad, ei hoidnudki figuuri, kui hakkas kasvama? Kui Stiina 6 aega enne registreerimise kuupäeva kleiti proovis, oli lootus, et see läheb ka õigel päeval selga, aga 2 nädalat enne pulmi selgus, et nii kahjuks ei lähe. Tänu kohalikule toredale õmblejale sai kleit kasvava kõhu järgi kohandatud ja lõpptulemus sai väga kena. Et siis nagu ikka noor ema on ju esimene laps ja hakkasin internetis surfama kohe ja siis avastasin Emmede klubi lehe ja siis sealt selle võimaluse, et saab blogi pidada, kuna mul niikuinii oli see plaanis ja tegelikult ma seda juba tegin. Kirjutasin. Aitäh, need ka oma aiast ja otse aiast värske, et teil on siin ikka igal pool seda rohelust, väga mõnus. Jaa. Aga et meie ju oleme juba veidi kursis sinu tegemistega siiamaani, kuidas rasedus läinud on, et nii-öelda loomulik asjade jätk, et kasvatasid kõhtu ja varsti kasvatame last, eks ole. Esimest korda meie üleskutset nähes arvas Stiina, et ei, videoprojektist ta küll ei osale, aga veidi aja pärast oli ta juba teist meelt. Nad jõudsid Reigoga järeldusele, et läbi selle avaneb neile palju võimalusi, mida nad võib-olla igapäevaselt ette võtta ei saakski. Nad saavad kohtuda erinevate spetsialistidega, kelle nõuanded aitavad neil paremini lapsevanema rolliga kohaneda. Stiina vaatas perekoolis käies seal näidatavaid sünnituste videosid ja leidis, et need on kohati iganenud ning on aeg teha uuem ja tänapäevasem sünnituse video. Ka see oli üks põhjustest, miks ta otsustas projektis osaleda. Ja mis peamine, selle projekti materjal jääks neile toredaks mälestuseks, mida hiljem nostalgiliselt vaadata. Reigo on juba oma harjunud esinema meil, nii et sellepärast, et see kartun, et Reigo nõus ei ole. Mis taust sul selles on? Ma olen lavalaududel olnud siis kooliteatriga ja pillimängu ja lauluga. Siin Reigol on vist 4 kitarri või? Jah. Üks kannel mingi tohutult häälest ära pilli. See on eriline, et kitarri võiks siin võib-olla iga 5 mängida, aga et kannelt. Väike pisike kannel. Ilmselt on teada, mille saatel teil tütar magama hakkab õhtul jääma. Seda küll hästi mõnus heli on, tegelikult mulle õudselt meeldib. Stiina veel sünnitust ei oota. Ta ütleb, et see on tema esimene rasedus ja juba praegu on veidi kurb mõelda, et see on varsti otsas. Nii Stiina kui ka Reigo sugulased ootavad beebi tulekut väga. Reigo vanematel on tegemist esimese lapselapsega. Ka Stiina perekonnas on põnevust küllaga, sest sel korral on tulemas pisike neiu. Stiina ja Reigo väikest beebit ootame ka meie väga. Enam ei olegi palju jäänud. Head aega! Nägemist! Järgmisel nädalal näeme, kuidas Stiinal ja Reigo lämmaemanda juures läheb.